Tere! Mina olen Heli Künnapas. Olen kirjanik ja kirjastaja ja praegu tutvustan ma hoopis teiste inimeste raamatuid ja nende raamatute teemadeks on rikkaks saamine ja rahaharidus. Nii et see video on sarjast Lugedes rikkaks. Tänaseks päevaks on mul loodud ka Facebookis selle nimeline grupp, nii et kui sa tahad kiiremini infot nende raamatute kohta, mis ma olen rahaharidusest lugenud või muid mõtted nendel teemadel, siis tule liitu selle grupiga. Aga tänane raamat, mida ma tutvustan, on Miljonäri mõtteviisi saladused ja selle autoriks on siis Harv Eker. See raamat on minu lugemisjärjekorras olnud vist täpselt nii kaua, kui ta on ilmunud olnud, eesti keeles vähemalt, sest ta jäi kohe silma ja ma teadsin, et see on ilmselt hea raamat. Mul oli õigus. Kuigi ma jõudsin selle raamatuni tõesti nüüd paar aastat pärast seda, kui ma hakkasin rohkem selle teemaga tegelema, aga sellegipoolest võin öelda, et rahateemalistest raamatutest see on minu nimekirjas hetkel teisel kohal. Esimesel on siis 1 minuti miljonär, mida ma tutvustasin eelmisel nädalal. Ma panen selle eelmise nädala videolingi siia alla, selle video alla, nii et kui sa tahad selle video uuesti üles otsida, siis vaata siit video alt. Aga see Miljonäri mõtteviisi saladused, see on järjekordselt mõnusalt kirjutatud, selliselt kompaktselt, et nagu näha, ta ei ole tohutult mahukas raamat, aga põhilised teemad on siin kõik olemas ja just selline mõtteviisile suunatud info on siin. Kui ma hakkasin raha teemal rääkima rohkem ja rikkaks saamise teemal, siis ma kuulsin kohe esimese asjana, et miks ma vaeseid halvustan. Ma ütlen ausalt, et enamus minu elust on raha minu jaoks olnud selline kriitiline teema ja pigem on kogu aeg tulnud mõelda, kuidas hakkama saada, nii et kindlasti mitte ei kahtlema selles, et vaesed saavad olla ka targad, haritud, toredad ja nii edasi. Aga tõeliselt hea vastuse sellele küsimusele või väitele vaeste halvustamise kohta leidsime siit samast raamatust, leheküljel 66 ja siin on siis kirjas niiviisi, et esiteks ei soovi ma kuidagi alandada vaeseid inimesi või näida tundetuna nende olukorra suhtes. Ma ei usu, et rikkad on vaestest paremad, nad on lihtsalt rikkamad. Nii et see on üks selline hea mõte. Ja teiseks, kui ma räägin rikastest, vaestest ja keskklassi inimestest, pean ma eelkõige silmas nende vaimulaadi, kui erinevalt nad mõtlevad ja käituvad, mitte seda, kui palju neil on raha või mis nende väärtus ühiskonnas on. Ja kolmandaks teen ma väga suuri üldistusi. Ma mõistan, et kõik rikkad ja kõik vaesed ei vasta minu antud kirjeldustele. Ja täpselt nende sõnadega võiks ka mina vastata, kui mulle öeldakse, et miks ma nüüd siis rikkaid ja vaeseid kuidagi vastandan. Asi ei ole ju mingis vastandamises, vaid selles, et kui sa ennast harid ja õpid mingil teemal, siis hea on seda ka jagada teistega, sest äkki keegi leiab ka midagi, mis mõne tarkuse või mõtte, mis tema elus on rakendatavad ja tema elus mingit positiivset muudatust toovad. Nii et tänu sellele, et mina lugesin neid raamatuid ja õppisin ja enda elus hakkasin järjest neid teemasid praktiseerima, panin ma kokku ka sellise raamatu nagu Rikaste inimeste 30 harjumust ja see peaks nüüd lähinädalatel jõudma poodidesse. Nii et seal ma kirjutan ka rohkem minu enda kogemusest ja sellest, kuidas ma mingeid rikaste inimeste harjumusi olen enda ellu rakendanud. Väga hea oli leida, et ka selles Harv Ekeri raamatus olid mitmed need teemad esindatud, mis ka minu raamatus on. Ja seega ma sain enda jaoks nüüd peale enda raamatu kirjutamist, siis siit veel läbi lugeda tema neid mõtteid samadel teemadel ja näiteid ja siis arendust. Üks hästi hea mõte veel siit raamatust oli koguväärtuse hindamine. Ehk see, et vaesed inimesed jälgivad oma töötasu suurust ja hindavad sellega enda väärtust, aga rikaste puhul on tähtis enda koguväärtuse hindamine. Ehk siis see, et mida sa kõike kokku väärt oled. Ja kui rikaste inimeste harjumusest rääkida, siis kui sa õpid ennast jälgima ja enda harjumusi jälgima, siis tegelikult sa suudad
kui sa raha teemal juba suudad jälgida, siis sa suudad ennast jälgida ka teistel teemadel. Ja nagu ma olen varem rääkinud, su elu koosneb mitmest erinevast teemast. Ei ole ainult raha või ainult tervis või ainult suhted. Et kõik on omavahel seotud ja nad kõik mõjutavad teineteist. Nii et kui sa hakkad juba ühte enda eluvaldkonda parandama, siis ilmselt paranevad ka teised või siis sa õpid vähemalt, kuidas ka teisi eluvaldkondi parandada. Et oluline on lihtsalt tegutseda, enda elu parandada. Ja nagu ka siit raamatust võid lugeda, siis esimene samm on mõistmine, et sina ise vastutad enda elu eest. Need inimesed, kes on ka minu pihta hakanud nüüd siin igasuguseid nooli loopima, kuna ma julgen raha teemast rääkida, siis esimene asi, ma ei võta neid süüdistusi kuidagi nagu isiklikult, sest esimene asi, mis sealt nagu välja kajab, on see, et need inimesed ei mõista enda vastutust enda elu üle. Et kui inimene tuleb mind süüdistama, siis ilmselgelt ta ei saa aru, et mina ei ole süüdi selles, kuidas tema elus on läinud, vaid ta ise saab tegelikult muuta enda elus. Mina olen võtnud selle teadmise, et ma enda eluga saan ise midagi teha ja kuna ma olen õppinud asju, mida ma arvan, et võiks ka levitada, siis ma lihtsalt jagan neid. Ja ka selle raamatu lõpus on toodud selline leheküljel 221 on selline hea mõte, et tõelist jõukust näitab see, kui palju sa ära saad anda. Ehk et see raamat õpetab sind oma mõtteviisi jälgima ja esitama väljakutse oma piiratusele, mitte toetavatele mõtetele, harjumustele ja tegudele, mis on seotud rahaga. Nii et nagu ma ütlesin, kui sa oma piiratud mõtlemist ja mitte ainult sina, vaid mina ka, et kui me oma piiratud mõtlemist raha suhtes parandame, siis saavad avarduda ka piirid teistes meie eluvaldkondades. Me tuleme eestlastena kahjuks sellisest taustast, et rahast rääkimine ja raha teema on kuidagi tabu ja pigem on see teineteisele näitamine tulnud meile üle, aga mitte teadlik rahaga käitumine. Nii et ma julgustan väga kõiki sellel teemal rohkem uurima, õppima ja neid oskusi enda elus rakendama. Nii et miljonäri mõtteviisi saladused. Selle raamatu lingi panen ma ka siia video alla, nii et kui sa tahad selle raamatu üles leida, siis vaata siit video alt infot, et kust seda leida. Ja seda raamatut tõesti ma julgen samamoodi soovitada. Aitäh, et vaatasid ja uus raamatu tutvustus juba nädala pärast.